Altjusel, Kalevist Ivanov ja tuli portis Aleksandr Gustav Tõnisson on siis rajal. Hoiame selle 6. rajaga vaba, palun. Teeme 6. rajaga vaba. Henri raja äärde, paremasse äärde Henri jää. Ta ei saa tulla muidu. See on Tarmo puhul. Jah, Valtus on kõige eesmärga pasamane Istori Laanemetsale. Ja portis siis Aleksandr Gustav Tõnisson saab Henri Tamme. Lääne. Thanks. Ja praegu tundub siis viimane kolmanda koha peale, aga praegu aastast oli eest ära minema. Ja ja Risto Laanemets on siis praegu rajal, need kaks meest Jarmo Harjak vahetasid siis omavahel kohad ära, lõigutasid õigel ajal ja kätte pole midagi, ei jõudnud lihtsalt meieni. Teisel kohal on siis praegu jooksmas Tallinna spordiselts Kalev. Aga on viimane ots ja Risto Laanemets annab nüüd teate pulga Rait Veesalu kätte. Teisele vahetab Tallinna Kalev, kolmandana sportis. Jooksmas vastavalt Mihkel Moosets, Antsi Pidemaa ja Tanel Reinogi. Siin kavaneb ja Altjus Antro mees Rait Veesalu on siis esimesena ja kindlavõitena finišis. Ja kolmandaks ja Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi võttis selles otsus teise koha ja neljandana lõpetas siis spordis. Aga nüüd saame öelda maha ka selle kurva uudise, et Tallinna Kalevi kergejõustikuklubi võistkond on matši lühendamise tõttu diskvalifitseeritud. Raidil võtsid. Отлично видел я. По-моему, если точно еще, что ты... Тихо. Тихо, все за... Вот результат. Вот я взяла. 53,6, 53,2, 53,6, 51. А время общее. Как Эдвин прям одинаково. 3,30. Не так страшно. Не так странно выглядит. Тебе говорят, что ли? Ну, больше я не побегу. Если надо для команды побежишь, тренер попросит. Ja siingi tulid siis teisest jooksust päeva parimad ajad.